Mina olen Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis õppinud ja treeninud alates 2012. aasta oktoobrikuust. Seega saab juba täis 12,5 aastat treeningut. Mis on olnud kõige üllatavam oma iseloomu taltsutamises ja selles treeningus? Mina olen siin treeningus teada saanud, et minu negatiivsed omadused on väga sügavalt minu sisse ära peidetud. Seetõttu, et mul on tõepoolest olnud lapsest saadik selline hea lapse sündroom. Olen tahtnud olla väga hea, meeldiv ja olen kartnud eksida. Ja selle tõttu on armsatel treeneritel olnud nüüd päris keeruline minu seest neid negatiivseid omadusi välja tuua ja mul nende taltsutamisega tegeleda. See selline peitmine tuleb välja, et toob kaasa sellise laveerimise hea ja halva vahel. Väga paljud minu toimingud ja teod on kantud meeldida soovimisest, mis oli minule uudis. Ja seda on mõnikord raske vastu võtta olnud ja sellega tegeleda. Ja siis sellega seostubki, et allumisega ei ole alati kõik korras olnud. Aga püüdlen selle poole ja olen järjest seda tervendanud. Mis on raskused olnud sellel teel? Kõige raskem ongi olnud, see seostub nüüd selle eelmise osaga, et on raske olnud vastu võtta armsate treenerite kriitikat sellisel juhul, kui ma ise ei tea, et ma olen niimoodi mõtelnud või niimoodi toiminud või niimoodi tunnetanud, nagu nemad kõrgvaates näevad. Teatavasti on inimese iseloomuga seotud joharjaken ja seal on nagu 4 ala. On ala, mida me ise teame ja teised meist näevad. On teine ala, mida me ise näeme, aga teised ei näe. Siis see, mida teised näevad, aga mina ise ei näe, aga me tegeleme siin treeningus nüüd selle kõige pimedama alaga, mida ei näe ma ise, mida ei näe ka kaaslased, aga meie taevased treenerid kõrgvaatest näevad ja sealt tulevadki nende otseütlemised siis meie iseloomu puuduste kohta. Ja kui ma ei saa aru või kui meil on ülesanne siis kriitika rahulikult vastu võtta, siis mõtelda sügavuti selle peale ja tegeleda selle muutmisega, aga raskust valmistabki see, et kui ma midagi ise aru ei saa või ei tunneta, et sellele jälile jõudmine, et mida ma siis tegema pean või mida ma muutma pean. Raskusi on valmistanud minule ka võib-olla muutustega kiirelt toime tulemine, aga meist treenitaksegi sitkust, vastupidamist ja muutustega hakkama saamist. Mis on selles treeningus kõige parem tulemus? Ma ise tunnen kõige enam vist oma muutumist selles seoses, et mul ongi olnud varem iseendaga hakkama saamise probleemid, et olen olnud kompleksides ja olen väga palju pööranud tähelepanu sellele, et kuidas ma paistan, kuidas ma tundun. Ja see muutus toimus tegelikult suhteliselt kiiresti, et ma sain hakata ennast nagu kindlamalt tundma. Et see tuleb sellest treeningust ja iseloomu puhastamisest, aga see tuleb ka sellest eesmärgist ja kogu selle projekti tausta teadmisest ja teadmisest, mis missioon meil on, kuhu me teel oleme. Ma saan ennast nagu kindlamalt tunda ja kuna meis treenitakse ja aidatakse välja tuua hooldajaloomust, siis on see väga oluline, sest et kui ma iseendaga olen nagu sõber ja sina peal
ja rahus just see tasakaal on hästi oluline, mida oleme siin väga palju saavutanud. Et siis ma saan pakkuda ka teistele. Kuna me töötame ka hoolduse alal, et siis see on väga oluline, et ma ei keskenduks ainult iseendale. Ja kindlasti on paranenud see väga tublisti see keerulistes ja intensiivsetes olukordades hakkama saamine. Sest varem ma ikka pabistasin päris palju, kui oli kiirelt vaja reageerida, tegutseda, aga seda koolitust me oleme ka päris palju saanud ja tunnen ennast palju tugevamalt.